Martin Helme, EKRE jätkab juhatuses Riigikogus. Hääled tulid nii, nagu oli ette näha, et kõik kokkulepped pidasid või kuidas kommenteerite seda tulemust? Jaa, no esimene asi on tõesti see, et nii nagu eelnevalt oli teiste opositsioonifraktsioonidega läbi räägitud, niimoodi need hääled tulid, et meil oli nii Keskerakonnaga kui Isamaa fraktsiooniga räägitud ja oli kokku lepitud, et toetatakse Arvo Allerit, mitte siis Tanel Kiiki sotsidest ja ilmselt sai Kiik ka aknaaluste hääli, aga need hääled, mis meie olime arvestanud, et Arvole tulevad, need tõepoolest pidasid. Ja me võime nagu eilse ja tänase ehk siis kokku võtta sellega, et tegelikult on üle pika aja paar helgemat päeva olnud Riigikogu töös, et siis kolmapäeval võeti vastu ju põhiseaduse muudatus ja ka seal tuleb öelda, et nii nagu eelnevalt oli läbi räägitud ja kokku lepitud, niimoodi need hääled tõesti läksid ja need juhatuse valimistel täpselt samamoodi, et meil viimased 2 aastat, eelnevad 2 aastat on olnud ikkagi väga-väga masendav see pilt siin Riigikogus, kus ükski reegel ei kehti, ka mingisuguseid normaalseid poliitilisi tavasid ei ole, nii et kolmapäev ja neljapäev nagu natukene lohutasid selles mõttes. Kuidas seda kommenteerite, et Eesti 200, kellel on olematu toetus, esindaja Lauri Hussar ikkagi siis napi häälte enamusega seal juhatuse esimehena jätkab? No Hussar sai tõesti üle aegade kehvema tulemuse Riigikogu esimehe kohale kandideerimisel ja eks sellel ole objektiivsed põhjused, et esiteks loomulikult tema erakond on ju täiesti läbi kukkunud ja ega Lauri Hussar ju Riigikogu spiikrina on samamoodi läbi kukkumine, et kui ta siin esimesel korral kandideeris, koalitsiooni hääli sai, need oli üle 60 ja nüüd igal aastal on need hääled läinud järjest rohkem allapoole, nii et see näitab ka tema enda siis ütleme koalitsioonileeri tegelikku toetust või usaldust, sest tegemist on salajase hääletusega. Aga objektiivselt võttes on Hussari töö Riigikogu esimehena olnud üks kõigi aegade kõige kehvemaid, et Riigikogu reegleid rikutakse suvaliselt, tõlgendatakse ümber, reeglid muutuvad käigu pealt, see, mida ta eelmine nädal selgitas meile, et nüüd on nii, siis järgmisel nädalal on hoopis vastupidi ja lihtsalt sellepärast, et tal oli hommikul selline tuju. Nii et see Riigikogu liikmete kohtlemine vastavalt sellele, mis parteisse ta kuulub, on läbiv tema töös, nii et ta on erakordselt halvasti juhtinud Riigikogu ja erakordselt halva poliitilise kultuuri toonud Riigikogu juhatamisse. Ja ma väga siiralt loodan, et ta mitte kunagi enam tagasi valituks ei saa, et nüüd me aasta otsa nüüd see juhatus on meil, aga ma ise arvan, et see on tema viimane kord. Ja veel korraks Arvo Alleri häältest, siis tema omakorda sai rohkem hääli kui eelmine kord, et see näitab ikkagi, et ka seda, et võib tema tööga omalt poolt rahul olla. No nii on, meil on olnud iga kord kõvasti vaja tööd teha fraktsioonil ja fraktsiooni juhina mul, et Arvole see toetus saada teistelt opositsioonierakondadelt ja tõesti see ei ole tulnud kergelt ühelgi korral ja nüüd me võime juba väikese ajaperspektiivi pealt hinnata, et tegelikult tema töö Riigikogu juhatuses on olnud selline, et ta on seisnud opositsiooni huvides, ta on seisnud sellise Riigikogu saalis kõigi võrdse kohtlemise eest, ta on seisnud selle eest, et reeglid on kogu aeg kõigile ühed ja väga rahulikult ja tasakaalukalt seda teinud. Nii et see on paistnud silma ka saadikutele ja sellest siis see toetuse kasv.